Mikk Hingospetsis siin. Kas sulle meeldib oma vastaseid alistada? Mulle küll meeldib. Suure saavutusväärtusega meestena, võib isegi öelda maksimalistidena, oleme me ise kõige suuremaks takistuseks meie praeguse situatsiooni ja meie eesmärkide vahel. Mõtle selle peale, me ise oleme enda kõige suuremad kriitikud. Me alati leiame asju, mida me saaksime teha paremini. Me leiame, et me võiksime rohkem pingutada. Asjad ei juhtu piisavalt kiiresti, progress ei tule piisava kiirusega. Nii edasi. Tunned sa ennast selles jutus ära? Kuna me tahame saada, kui mitte just parimateks, siis vähemalt väga headeks asjades, mis meil on tõeliselt olulised, siis on selge, et me võrdleme ka ennast parimatega. Ja kui muidu on selline võrdlus minu meelest väga tervitatav, siis samamoodi võib sellega kõvasti üle pingutada, kui me teeme seda 24/7, 365. Sellepärast, et kui me võrdleme ennast parimatega ja me ise ei ole parimad, siis loomulikult me jääme nii-öelda selles võrdluses kaotajaks. Ja siia juurde lisandub sotsiaalmeedia, kus kõik need inimesed, keda me jälgime, keda me võib-olla idealiseerime või kes on meile selliseks eeskujuks, nemad postitavad sotsiaalmeediasse pilte ja update'e sellest, kui hästi neil läheb, mis on nende järgmised töövõidud, nii edasi. Ja kui me intelligentselt teame, et see ei kajasta päris elu, sotsiaalmeedia ei kajasta päris elu, siis kui me oleme selle sees päevast päeva, siis lõppkokkuvõttes meie alateadvus hakkab uskuma, et kõigil meie ümber läheb paremini kui meil endil. Ja mida see teadmine meiega teeb? Loomulikult see tekitab stressi, see tekitab ärevust, aga mis peamine, see hävitab enesekindlust. Ja kui meil on enesekindlusega lood halvasti, siis pane tähele, me enam ei mängi selle nimel, et võita, vaid me mängime selle nimel, et mitte kaotada, mitte viimaseks jääda, mis tähendab seda, et meie riskitaluvus, riskijulgus oluliselt kahaneb ja mis üldiselt tähendab seda, et kui sa just ei ole insener, kes projekteerib silda, kes üritab nii-öelda läbikukkumist vältida paaniliselt, siis üldiselt selline mentaliteet meile kasu ei too. Ja kõike seda, sellist paralüseerivat hirmu läbikukkumise ees, enesekindluse kahanemist, seda ei tee mitte keegi teine meiega kui ainult meie ise. Nii et kõige suurem vaenlane, kes sul on, oled sa ise ja minul niisamuti. Nüüd, kuidas me selle pisikese, aga hirmus kõva vaenlase, kes istub meie enda sees, lõpuks alistatud saame? Võtame appi teaduse. Uuringutest me teame seda, et eksisteerib selline väga kummaline fenomen, kus me suudame ainult läbi oma ettekujutuste muuta enda suhtumist mingisugustesse inimestesse, kohtadesse, asjadesse, kusjuures meil ei pea olema mingisugust reaalset kogemust selle inimese koha või asjaga. Ma toon sulle näite. Näiteks, kui sa mõtled inimese peale, keda sa väga armastad ja sa enda peas paigutad selle inimese kohta, millega sul ei ole mitte mingisugust sidet, see on neutraalne koht. Sa võib-olla ei ole selles kohas kunagi käinud. Aga mis juhtub? Juhtub see, et kui sa mõtled selle sinule olulise inimese peale seal kohas, siis see inimene annab osa oma nii-öelda emotsionaalsest väärtusest sellele kohale. Nii et sa hakkad automaatselt sellesse kohta suhtuma kui pigem positiivsesse kohta. Kuidas me nüüd sellise teadmise paneme konkreetse video konteksti? Väga lihtne. Visualiseerides. Ma tahan sinuga jagada ühte tehnikat, mida ma ise olen kasutanud sisuliselt iga jumala päev viimased 2-3 aastat. Ja selle tehnika eesmärk on just taastada eneseusk iga jumala hommik. Ja see tehnika näeb välja selline. Ma peale oma 20-minutilist meditatsioonisessiooni hoian silmad kinni ja katsun ette kujutada ühte täiuslikku päeva oma täiuslikust elust. Ja ma alustan hommikul, nii-öelda tehes virtuaalselt silmad lahti, ma katsun ette kujutada, kelle kõrval ma ärkan, see on loomulikult minu abikaasa, ja katsun mõelda, mis tunne mul on, milline see tuba on, kus see maja on, kus ma üles ärkan, mis värvi on seinad, nii edasi, iga viimane kui detail, kuidas loodus lõhnab.
ja niimoodi ma käin kogu päeva läbi, ma mõtlen, millega ma tööalaselt tegelen, mis on minu väljakutsed, kuidas ma olen progresseerunud, mis keeli ma räägin. Ja kui ma sellise visualiseerimisega olen jõudnud õhtusse, siis panen nüüd tähele, nüüd lähevad asjad kummaliseks. Minu see päris mina läheb mõttes oma ettekujutatud mina juurde. Ja see ettekujutatud mina ütleb, et Mikk, ära muretse, vahet ei ole, mis sinu elus praegu toimub, vahet ei ole, kui hästi teistel inimestel sinu kõrval läheb või mida sa arvad, kuidas neil läheb. See, mida sa praegu ette kujutasid, on sinu elu, sinu tulevik ja see realiseerub. Jätka sellega, mida sa praegu teed, talita oma südametunnistuse järgi ja selle järgi, millised on sinu südames väärtused. See asja mõte on see, et me ise muutume iseenda iidoliteks. Me näeme seda, et see oleme meie, kes on saavutanud kõik need asjad, mida me praegu tahame saavutada. See on inimene, keda me tahame järgida, jälgida, kelle nõuande me tahame kuulda, aga see inimene oleme meie ise. Ja läbi sellise kummalise mõtteharjutuse me suudame taastada eneseusku enda tõekspidamistesse, enda elu väärtustesse ja sellesse, et me liigume õiges suunas. Proovi seda nädal aega järjest ja vaata, kuidas sa muutud rahulikumaks, kuidas su eneseusk tugevneb, kuidas sa ei lähe kaasa igasuguste külgtultega, sul on siht silme ees ja sa suudad selle sihi poole töötada nii, et sa ei häiru mingisugustest müraallikatest, mis sinu ümber on, ei häiru sellest, kuidas teistel inimestel läheb ja sa elad iseenda elu. Ja loomulikult, kui sa veel ei tea, siis King of Spades on täielikult muutunud ja King of Spades on nüüd King of Spades flagship. Tema sisu on täielikult muutunud ja seda korda oleme me suurt rõhku pannud adaptogeenidele, need on siis sellised taimed, mille ekstrakte me kasutame, mis on väga paljudes kliinilistes uuringutes näidanud seda, et nad muudavad sind nii vaimsele kui füüsilisele stressile palju vastupidavamaks ja see on just üks asi, mida sa ka läbi selle mõtteharjutuse soovid saavutada, nii et King of Spades flagship, kingofspades.ee, loe selle toote kohta lisaks. Ma loodan, et sellest videost oli sul abi, et sa proovid selle reaalselt ära ja anna mulle teada, kuidas sul sellega läheb. Järgmiste videoteni!